Tervist, olen Illar Kohvinevalt ja täna on reede, 16. juuli aastal 2021. Ilm on ilus ja näete, parme on siin endiselt palju. Aga mul käis täna külas üks noormees ja üks neiu. Ja noormees ütles, et nad on Tallinnast. Ja kuna nad Pärnusse tegid sõidu, et siis otsustasid külastada kuulsat viinauameest Illar Kohvi. Et nad on lugenud juba mitu aastat Illar Kohvi meediablogid. Ja siis tõid mulle ka külakostja sõnaga ja siis vaatamegi, et mis siis see kotikene siis nagu sisaldab. Et siin Moksina koti sees on selline jook, on siis gaseeritud vesi või, mis on selline kapteni 2-liitrine õlu, siis on perenaise sai, siis on doktori vorst, 600 grammi, siis on, mis asi ta on, solanka supp, jätken seljanka, basil on väikene maiustus ja siis on mereaabits Atlandi skumbria omas mahlas. Ja siis on, mis siis veel on, see on ka üks karp. Nii et sellised karbid. Ja siis on olemas talupoja supp, 3 minuti supp. Nii et nagu näete, siis on sükene korralik kotitäis. Nii et ma unustasin küsimata selle noormehe nime, aga kuna tema minu Illar Kohvi meediablogi, tähendab meediat jälgib kogu aeg ja loeb, et siis tervitan teda ja ütlen talle suur aitäh külaskäigu eest ja külakosti eest. Nii et selline väikene meelespidamine. Aga kuna täna on reede ja ilmus ka järjekordne 4 teatas, siis vaatame ka 4 teatast, et 2 lugu minul ka sees, et vaatame need lood üle. 4 teate esilehe peal on siin, et Jürgen Ligi, et vett, triatloni ja malutamist edasi ei lükka, et see on minu küsitluse värk. Ja minu küsitlus 4 teatas on, et kas kuumaga on mõnus või paha, et vastavad siis Airi Vipul-Kumar Kantsar, Jürgen Ligi, Regina Jaakson, Sondre Raadio saatejuht ja toimetaja Pärnus, Nancy Himma, laulja, Merili Timmer, selgeltnägija, Aimar Altosaar, poliitik, Eda-Liis Kann, telereporter, Virgo Veldi muusik, Urmas Lennuk kirjanik, Jüri Jaanson sportlane ja poliitik, Marko Tasane strippar ja Merje Lilje ansambli Laine soolist üks neist. Ja minu artikkel 4 teatas lehekülg 8, et rattapilet on Eldroni jaoks viimane võimalus, et saate siis sel teemal nagu lugeda 4 teatast, et Eldron tahab nii-öelda rattaga reisijad tasuliseks muuta, ühesõnaga, et saate siit siis informatsiooni, teabet, ühesõnaga, et mulle vastas Eldronist vastati mulle sõnaga selle teema peale, et ma neile küsimuse esitasin. Et siin loen lõpuosa ette, et rattapileti hind on 50% tavaklassi tavapileti hinnast, peagi paneme kodulehele ka hinnakirja välja. Nii et need, kes Eldroni rongiga reisivad ja rattaga, siis saate siit teada, et kuidas asjalood siis edaspidi hakkavad toimuma. Aga samas Lux Express nagu lubas, et kuskil 5 reisijale saab ette broneerida tasuta rattakoha. Nii et Lux Express hakkab siis, ütleme, rattaga reisijaid soosima, aga Eldroni rongis siis, nagu aru saate, et tahavad siis võtta eraldi piletitasu nagu. Aga noh, mina ei ole kunagi rattaga rongis ega bussis sõitnud või noh, reisinud, et no mind see ei puuduta, et mina, kui ma sõidan, sõidan ka maanteerattaga. Ja sellised lood siis, et tänan fänni kingipaki eest ja külaskäigu eest ja 4 teatast soovitan lugeda, et sellised lood ja noh, muidugi 4 teatas on ka palju muud uut ja ühesõnaga toredat lugemist igale maitsele. Nii ütlen mina, Illar Kohvinevalt.